Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 6 minutit üle 1 ning eetris on värske Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning üle pika aja on meiega ka ekspert Andres Anvelt. Andres, rõõm sind näha siin raadiostuudios. Tere. Eelmisel nädalal jõudis Tartu maakohtus lõpule kergejõustikutreeneri Mehis Viru kohtuprotsess, millega mõisteti mees kokkuleppe menetluses süüdi seksuaalse enesemääramise vastastes kuritegudes. See, nagu te isegi teate, pole ainus sarnane juhtum. Miks ikkagi lähevad treeneri ja treenitava suhted üle lubatu piiri? Kuidas haiglaste kavatsustega treenerid lastest eemale hoida? Sellest räägib meile saate teises osas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli. Saate esimeses osas aga hakkame rääkima nimelt propagandast ning mõjutustegevusest Eestis, mis on tihti üks salakavalamaid relvi oma vainulike eesmärkide elluviimiseks. Viimastel nädalatel on seegi teema ühe või teise nurga alt saanud taaskord enam tähelepanu, sest ühtepidi nabiti riigivastases kuriteos kahtlustatav Oleg Bessedin kinni ning eile astus Harju maakohtu ette ka üks 18-aastane Ida-Viru nooruk, kellel lasub suisa 3 terrorismisüüdistust. Mismoodi see kõik on seotud, miks on oluline propagandast rääkida ja seda ära tunda, sellest aitavad meil täna aru saada riigiprokurör Triinu Olevaas ning kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. No, me peaksime ikkagi alustama vast kõige värskemast sündmusest, nimelt nendest venekeelsetest ähvarduskirjadest Tallinna koolidele. Need ähvardused saabusid väljaspoolt Eestit. Kas see, et eriti mõjusalt toimisid need ähvardused just nii-öelda venekeelses kogukonnas, on teatud mõttes ikkagi propagandistide töö tulemus? Ei usutud meie politseid, kes ütles, et ohutase on madal? Sellistel puhkudel on alati tasub uskuda Eesti politseid, kes annab kõige õigemat infot, mida karta ja mida mitte. Kuna Telegrammis toimuv, mulle tundub isegi, et kohati tekkis neil seal endil identiteedikriis, et keda nad täpselt seal sihivad, siis tõepoolest üks sihitav oli venekeelne siis inimene, venekeelsete laste vanemad, õpetajad ja teine oli siis Eestis elavad ukrainlased ja eestlased, kes toetavad Ukrainat sellel raskel teekonnal. Ja nende selliste ähvarduste laine ju läks kaugemale kui lihtsalt koolid, vaid lisandusid juurde ka kaubanduskeskused ja avalikud pinnad. Ja kogu selle eesmärgiks oli seesama, mis oli aasta tagasi pommiähvarduste puhul, ehk et muuta Eesti ühiskond või halvata Eesti ühiskonda, et lapsed ei läheks kooli või kaubanduskeskustesse, et politseil oleks tööd rohkem kui tavapäraselt. Andres, kas see, et taoliste rünnakute puhul iseäranis venekeelses nii-öelda sotsiaalmeediasfääris läheb käima mingisugune omaette infoväli, kas seda võib nimetada ikkagi nende propagandistide töö tulemuseks, et nad venekeelne elanikkond suurel määral enam ei usu seda, mida räägib neile politsei? No, ma arvan, et see ei ole mingisugune uus asi Eesti ühiskonnas, et kõigepealt ma eelkõneleja toetaks ta on öelda ühte asja veel, et tegelikult politsei esiteks peabki reageerima sest asjadele kõrgendatud tähelepanu, isegi küsiknud ohtu ei ole, seepärast et Eestis tuletame meelde 90-ndatel Ida-Virumaal on koolimaja õhku lastud. Ja tegelikult ka seal olid taustad olid tegelikult ühtepidi kriminaalsed, teistpidi rahvuslikud ja nüüd sinu nagu küsimuse juurde tagasi tulles, siis kindlasti on kõige parem ikkagi rünnata ühiskonnas kõige hellemat kohta,
eriti tänasel päeval, kui me oleme, eks ju, siinsamas sõdiva oma, ütleme niimoodi, kodumajas sõdiva riigi kõrval sisuliselt, siis kõige parem on rünnata meie rahvussuhteid ja kasutada ära seda tõesti, et kui sul on ikkagi aastate pikkused sisse süstitud teatud sellist, kuidas ma ütlen, teatud siis uskumatust riigi põhimeedia suhtes, siis on ju ideaalne. See on ju täpselt niimoodi, et sa kogu aeg räägid, et tuleb ja ühel hetkel tulebki, et siis seesama kogukond usubki rohkem siis seda, kes on temaga rääkinud võib-olla täpselt sellest, mida ta tahab kuulda. Nii et antud juhul siis siin ei olegi küsimust, aga ma ütlen veel kord, ajalugu on olemas sellel Eestis, nii et see on ka kindlasti üheks pinnaseks. No eelmisel nädalal oli veel uudiseid, nimelt peeti kinni mees nimega Oleg Bessedin, kes toimetas pikki aastaid justkui ajakirjanikuna siin Eestis ja nüüd kahtlustatakse teda riigivastases kuriteos. Triinu Olevas, teil on kõiksuguste riigireeturitega palju kogemusi riigiprokuratuuris. Kui palju nii-öelda ajakirjanduse sildi all seda propagandat siin Eestis kuidagi proovitakse, ma ei tea, harrastada? Jah, ma arvan, et üldistusi teha ei saa ja iga olukord on ja iga kaasus on erinev. Kindlasti nendes asjades üks tõsine väljakutse on see, et vaadata, et kas siis tegemist on tõesti ajakirjanikuga või tegemist on nii-öelda infosõdalasega, kes saab oma juhtnöörid vaenulikust välisriigist. Aga mitte laskudes siis võib-olla konkreetsesse kaasusesse, mis hetkel on kohtueelses uurimises ja tõendeid aktiivselt kogutakse, siis tegelikult meil on viimase aasta praktikas ka mitmeid teisi kaasuseid, mis täna kas siis on juba leidnud jõustunud kohtulahendi või on alles pooleli, et hiljuti Tallinna ringkonnakohus mõistis süüdi proua Purtseva ja mis see etteide oli samuti, oli see, et tegelikult kirjutati raamat, kus siis läbi justkui faktide üritati siis viia ellu seda Eesti riigivastast vaenulikku mõjutustegevust on ju ja seda ka eesmärgiga siis nii-öelda meie suveräänsuse vastu toimetada on ja see kõik on olnud kohtu hinnangul siis siiamaani vähemalt orkestreeritud nii-öelda või kooskõlastatud vähemalt vaenuliku välisriigiga. Andres, sa tahtsid lisada? Jaa, ma tahan siin lisada, kui endine poliitik ja kes on pidanud andma intervjuusid kümnetele nii tuttavatele, äratuntavatele kui mitte äratuntavatele ajakirjanikele, siis mingil määral jumal tänatud, et me oleme hakanud seda asja kriitselt vaatama, sest veel mingi mõned aastad tagasi, isegi ma julgen öelda, et kuigi Ukraina siis nagu sõda sisuliselt, mis hakkas pihta 2014, oli meil kõigil teadvustatud, aga sellele vaatamata. Ma mäletan veel 18 või 19, kas on siis valitsuse pressikonverentsil või Riigikogus, julgen öelda, kondas ringi erinevate nii-öelda tundmatute ajakirjandusväljaannete ajakirjanikke, et meil see akrediteerimissüsteem, ma arvan, polnud ka sellel tasemel või oli meil lihtsalt natukene lõdvem, üliliberaalne vastuvõtt kõigile ja Bessedin on siin lihtsalt väga tuntud, nagu ma olen temal ise ka elu saanud, ma arvan, mingi 3-4 intervjuud kindlasti. Ja olen näinud ka seda, kuidas see hiljem kuskil Venemaa Rossija 1 kanalis on väändunud mingisuguseks imelikuks infopommiks või? Teate, ütlen siin kohe rahustuseks, kui poliitik hakkaks kohe närviliselt vaatama järgi kõiki oma neid otseseid või kaudseid intervjuusid, siis ta peaks ka nendega tegelema, sest neid YouTube'is keeratakse sinna kanalis, ma tahan öelda, kui vaja, aga siin eelnevad ju, kui mäletame need samad Sputnikud ja veel teised kanalid, mis ju tegelikult käisid rahulikult ka valitsuse pressikonverentsidele, tegid tõesti sellest pärast, mida nad ise tahtsid. Marta? Tahtsin öelda seda, et ajakirjaniku kate, aga ka näiteks ärimehe kate on hästi levinud, väga-väga levinud. Ja ajakirjaniku kate on selles mõttes huvitav kate, et ajakirjanik on väga eriline inimene
õigussüsteemis, kellel on kohustus kaitsta oma allikaid ja seetõttu on ka nende menetlemine oluliselt keerulisem. Ja seetõttu on sellise katte kasutamine väga kasulik. Nüüd meie kindlasti Bessedinit ajakirjanikuks ei nimeta, õnneks ei nimetada ka ise ennast väga selleks, pigem blogeriks dokumentalist ja dokumentalistiks, et ta siiski nii kui ka teiste puhul, et nii nagu Triinu Olevaas ütles, et nii nagu Kreml ise nimetab oma niinimetatud ajakirjanikke infosõdalasteks, siis peame ka meie neid just infosõdalasteks. Muide, mida sellest arvata, et Vene välisministeerium siis Maria Zakharova isikus Bessedini teemal ikkagi avalikult üsna kiiresti sõna võttis ja Eestit sõltumatut ajakirjanike tagakiusamises süüdistama asus? See on neil üsna tavapärane, sellepärast, et on ju teada, et Venemaa välisministeeriumi üks osa on tekitada kaost välisriikides läbi propaganda, toetades siis propagandiste või teisi inimesi, keda siis kellele tehakse siis väidetavalt liiga teistes riikides. Ma ütleks isegi, et Zakharova postitus seekord jäi isegi pisut hiljaks, ju tal tuli mõelda, mida täpselt öelda. Aga üsna tavapärane oli see. Lavrov oli ka kadunud, ta siin juhtunud. Öelge, kes on Eestis seda sorti propagandarünnakute puhul kõige haavatavam seltskond? Keda siin kõige enam otsitakse? Ma arvan, et üldistusi ei saa tea, aga ma arvan, nii palju saab ikka öelda, kindlasti venekeelne elanikkond on ju, kelleni jõutakse võib-olla lihtsamini kui eesti keelt kõneleva elanikkonnani on ju. Et nemad kindlasti on üks haavatav sihtrühm ja kindlasti ka sellepärast, et ütleme, et kui me räägime Vene propagandast ja Vene mõjutustegevusest, siis selle üheks eesmärgiks on ka ühiskonna nagu lõhestamine on ju ja Eestis on suur osa vene keelt kõnelevaid elanikke ja nende vahele nagu lõhede loomine, see on nagu üks osa sellest mõjutustegevuse eesmärkidest. Me peame vist tegema siin väikese pausi, et jätkata pärast seda. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti ekspert Andres Anvelt ning külalisteks täna riigiprokurör Triinu Olevaas ning Kaitsepolitsei ameti pressiesindaja Marta Tuul. Räägime propagandast, mis meie riiki ja ühiskonda üritab lõhestada ja tülli ajada ning propagandistidest, kes raha eest pinget külvavad. No, me enne rääkisime propagandistidest, kes meil siin või Vene propagandistidest, kes siin Eesti ühiskonnas vaenu külvavad juba aastaid, seda võib öelda ju ka Bessedini kohta, kes siin hiljuti vahi all võeti. Juba minu mäletamist mööda 15 aastat tagasi figureeris ta Kapo aastaraamatus, tema Facebooki grupid erinevad, pluss tema saated kuskil YouTube'i kanalites on seda vaenu vähem või rohkem külvanud ka juba pikki aastaid. Miks ta just nüüd ja praegu siis sedavõrd ohtlikuks sai, et tuli vahi alla võtta? Jah, nagu ma ennist ka ütlesin, et tegelikult et see ajakirjaniku silt või mis iganes seda inimest siis ümbritseb, et tuleb vaadata seda, et kas tegemist on isiku nii-öelda enda mõtetega või tegemist ongi siis nii nagu ennist sai öeldud infosõdalasega, kes saab siis või kooskõlastab enda tekste või sisu nii-öelda vaenuliku välisriigi ametkonnaga on ju. Et selles mõttes põhiseadusest tulenevalt sõna on vaba, aga ka põhiseadus tegelikult seab mingid piirangud, mille kaitseks seda sõnavabadust võib piirata ja juhtudel, kui me näeme, et tegemist ei ole mitte sõnavabadusega, vaid tegelikult välisriigi orkestreeritud tegevusega, et siis on ka põhjust nii-öelda kriminaalmenetluslikult sekkuda. Kas see tähendab seda, et teile on siis sattunud kätte piltlikult öeldes mingisugused jutupunktid otse Moskvast ja ka mingisugused rahaülekanded on jälgi rahaülekannetest, mis on ka siis sealt kandist pärit, et saaks öelda, et too või konkreetselt siis see Oleg Bessedin või keegi teine on siis palgatud infosõdalane?
no täna on põhjust teda kahtlustada sellises riigivastases tegevuses, nagu ma ennist ütlesin, see kohtumenetlusse me polegi veel jõudnud, et me oleme alles kohtueelses menetluses ja tõendite kogumine käib, et ma arvan, et hetkel on veel vara nii-öelda detailidesse laskuda, aga kindlasti mingi hetk on see võimalik. Aga nagu selgub, siis Vene propaganda ei ole ainus, mis üritab siin Eestis kuidagi kanda kinnitada. Eile sai näha üht Eestis küllaltki tegelikult sellist haruldast ja ootamatut pilti, kui üks 18-aastane Ida-Viru noormees nimega Jevgeni Andrejenok toodi käe ja jalaraudades kohtusse. No jalarauad ei ole just väga tavapärased meie kohtusaalides. Milles teda täpselt süüdistatakse ja miks mees nii range valve all on? Jah, Jevgeni Andrejenokil on esitatud süüdistus terroristlikul eesmärgil reisimise katses, siis terroristliku organisatsiooni muul viisil toetamises ja täpsemalt siis propaganda levitamises, teadlikust levitamises eesmärgiga siis toetada terroristlikku organisatsiooni ning terrorikuriteo toimepanemises, täpsemalt siis isikuvastase kuriteokatse toimepanemises. Milleks need jalarauad, ma peaks ikkagi üle küsima, et mulle tundub see juba erakordselt erandlik abinõu. Ütleme, see kaasus kindlasti ongi erandlik, et esmalt sellist süüdistust varem ei ole kohtus arutatud, tegemist on äärmiselt karmi süüdistusega ja tegelikult need asjaolud, mis sealt kriminaalasjast nähtuvad, vähemalt siis uurimisasutuse ja prokuratuuri jaoks, on ka erandlikud, mis tingis ikka sellise lähenemise, et see süüdistus kohaselt on, siis heidetakse talle ette, et ta on vangis olles jätkanud kuritegude toimepanemist ja vangi valvuri suhtes siis või üritan siis vangivalvurit tappa ja kuna ta on omaks võtnud vähemalt süüdistuse kohaselt sellised islami äärmuslikud põhimõtted ja ideoloogia ja sellest tulenevalt ka siis selline võib-olla vähe ootamatu käitumine ka nii-öelda õiguskaitseasutuste poolt seal kohtusaalis. Andres? Ja ma lihtsalt tahtsin täiendada seda, et tegelikult selliste raskemate kuritegude puhul see juba aastaid, see oli esimest korda, kui on jalaraudades. Need, kes vastutavad inimese toimitamise kohtusse, teevad alati riskianalüüsi. Ja nagu siin ka Triinu ütles, see on tegelikult täitsa normaalne, et kui näiteks tema käitumine näitab seda, et võib ka selle konveieerijale kallale minna, et on vangla töötajale kallale läinud, siis on ka ennem olnud näiteks eluaegsete puhul on seda ette tulnud, kus inimesi tuuakse jalaraudades ja ma arvan, et see on täpselt samuti otsustas, kes teda konveerib üldse sinna, kas konveerib lihtsalt politsei või konveerib eriüksus, näiteks antud juhul ma piltide pealt nägin, et see oli eriüksus, kes teda viis kohtusse, nii et seda ei maksa väga eriskummaliseks tänapäeva juba natukene niigi eriskummalises kuritegelikus maailmas pidada. Aga mis võib tunduda kuulajale on pisut eriskummaline on see, et nagu siin juba ka sai mainitud, et tegemist ei ole üldse mitte Vene propagandistiga, vaid tegemist on islami propagandistiga. No kapo on islami propaganda eest oma aastaraamatutes ka aastaid tegelikult hoiatanud. Tundub, et sellest on võib-olla natukene tavainimese vaates mööda vaadatud, see on nüüd esimene selline konkreetsem näide sellest, et neid hoiatusi võib-olla peaks ja oleks pidanud tõsiselt võtma, aga mis laadi islami propagandat siin Eestis siis ikkagi harrastatakse täpselt? Kaitsepolitsei on oma aastaraamatutes tõesti teinud ennetus- ja heidutustegevust, et selliseid menetlusi ei tuleks ette võtta. Küll aga ja eelmine aasta ka väga konkreetselt keskendusime noortele, kes radikaliseeruvad sotsiaalmeedias, virtuaalses keskkonnas, sest et andmed näitavad, et džihaad on füüsilisest maailmast kolinud virtuaalsesse maailma ja selline läbi tumeveebi ja sotsiaalmeediakanalite sellist terroristliku propaganda levitamist see on laienenud ja levinud rohkem. Kas ma saan õigesti aru, et see sama 18-aastane Ida-Viru noormees siis
radikaliseerus siis iseseisvalt kuskil veebikeskkonnas või kui palju sellest rääkida saab? Jah, ütleme, et selles kaasus võib-olla veel mitte, sest me tõendid alles kohtus hakkame uurima, aga üldiselt jah, et radikaliseerumise üks vorm on ka ise radikaliseerumine ja täpselt seda toetabki see virtuaalne või see propaganda, mis meil on sotsiaalmeedias, nendes erinevates gruppides ja just see nii-öelda islami äärmuslik propaganda siis. Kas seal on näha ka mingisugust nagu laiemat tendentsi? See nüüd antud juhul me räägime üksikjuhtumist ühest konkreetsest inimesest, aga kas on näha ka mingisugust laiemat sellist tegevust või suundumust, et neid radikaliseeruvaid inimesi on Eestis rohkem? Mingilgi moel kuidagi nagu äärmusse kalduvaid? Eesti on väike riik ja selle jaoks, et teha analüüse, mis meid ees ootab, me alati jälgime seda, mis toimub meie naaberriikides ja Euroopa Liidu riikides ja tõepoolest neid intsidente nii-öelda veebis radikaliseerunud inimeste puhul on järjest rohkem. Andres, jaa, ma tulen kus me oleme omadega? Me oleme omadega, nagu siin ka Marta ütles, et me oleme väike riik ja me suudame ka näiteks kooli kogukonnas, näiteks ma olen ise kokku puutunud olukorraga veel aastaid tagasi, kui isi sellest tekkis, kus ma oma tütar ütles, et nad märkasid ühe noormehe radikaliseerimist ja siis ma läksin teatud struktuuridesse ja see sai ennetava tööga ära lahendatud, kui üks noormees, kes proovis juba mõtles seda, kuidas hakata kuhugi sõitma, eks. Aga ma tahan öelda ühte asja, tulles oma lemmikteema juurde hästi ruttu, et mina näen ühte ohtu selles, et kui meil tuleb siia 600, ütleme niimoodi, mitte päris viikingist Rootsi kinnipeetavat ja nende juurde tuleb, ma hinnanguliselt ütlen, 1000 või paar tuhat külalist aastas, siis kas me oleme suutelised sealt kaudu juba ka sellist füüsilist radikaliseerimist ära hoidnud, ma ei tea. Seda teemat me hetkel avama ei hakka. Aga paratamatult minul tekib küsimus, et mis on nende islami propagandistide või islamiusuliste kuidagi eesmärk siin Eestis, miks nad seda propagandat siin Eestis just levitavad, tundub kuidagi jube kauge? Ma saan kohe siia öelda seda, et ega nad Eesti peale ei mõtle. Et tegelikult nad vaatavad seda pilti oluliselt laiemalt, nende eesmärk ei ole riigipõhine, vaid nende eesmärk on värvata omale liikmeid, edasi kanda nende sõnumit, eks ole, ususõnumeid, siis anda nii-öelda õpetust, mismoodi toime panna terrorikuritegusid, et see on piiride ja riikide ülene, see ei ole ainult ühe riigipõhine. Jah, ma kui lisada lihtsalt, et siis islami äärmusliku terrorismi nagu eesmärk ongi vastanduda nagu lääne ühiskonnale, on ju, et see ei ole, kui me räägime Vene propagandast, siis ongi, et vaenuliku välisriigi tegevus võib-olla siin Eesti või konkreetse Balti riikide suunal, on ju, aga et see islami äärmusliku propaganda eesmärk on ikkagi vastanduda lääneväärtustele läänele, on ju, et see ei ole nagu sihitatud konkreetselt Eestisse, on ju, et eesmärk on seda levitada üle-euroopaliselt. Paraku aeg on halastamatu. Riigiprokurör Triinu Olevaas ja kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul, aitäh teile täna Krimiraadiosse tulemast, pisut neil teemadest rääkimast. Meie teeme siin ühe väikese pausi ja siis oleme tagasi juba uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio on taas pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie ekspert Andres Anvelt. Tänase saate teises pooles, nagu lubatud, räägime kõikvõimalikest taunitavatest, ahistavatest ja keelatud suhetest treenerite ja õpilaste vahel. Selliseid juhtumeid on viimasel ajal avalikkuse ette laotatud õige mitmeid. Püüame aru saada, mis laadi suhtlemine on treeneri ja õpilase vahel lubatud ning millised tegevused on selles suhtes absoluutselt keelatud. Ja teemat aitab lahata Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Remo, ma pean vist alustama kõige värskemast juhtumist. Just praegu räägitakse sellest, et Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatus süüdistab väärkohtlemises treenereid Peep Reinartit ja Eleri Reinartit ning alaliit määras mõlemale tähtajatu
tegutsemiskeelu. Kas te teate selle case'i, milles selle asi on, mis seal siis ikkagi toimus? Sest nii sealt kui siit on tulnud mingisuguseid signaale, et neid inimesi ei kuulatud ära, midagi oli seal valesti, mõisteti valesti, mis seal siis ikkagi juhtus? Jah, Jatse oli siis selline tehniline personal, kes siis alaliidu palvel aitas läbi viia menetlustoiminguid. Ehk siis me kogusime kokku materjali, võtsime ütlusi, tegime sellest ka lõppraporti, mille siis edastasime siis alaliidu poolt moodustatud distsiplinaarkomisjonile, kes siis omakorda vaatas materjali läbi ja tegi siis omapoolsed otsused või siis ettepanekud alaliidule, kus siis alaliidu juhatus vormistas siis selle siis otsuseks. Aga kahetsusväärselt jah, on valitud selline meedias selline taktika, kus üritatakse siis ühelt poolt pisendada nende tüdrukute poolt antud ütlusi ja teiselt poolt kas siis natukene alavääristada või naeruvääristada ka nende organisatsioonide tööd, kes neid toiminguid läbi viivad, et näidata kuidagi, et on tegemist suure eksimusega ja valesti mõistmisega, kuid tegelikult see nii ei ole. Mis puudutab siis menetlustoimingute läbiviimist, siis perekond Reinarditega kohtumisel viibis ka nende esindaja, advokaat siis Mart Parind. Nad said tutvuda kõikide materjalidega, jah, loomulikult me materjale kaasa ei anna, nad said teha sealt endale märkmeid, väljakirjutusi, pakkusime võimalust kas suulisi ütlusi anda või need hiljem kirjalikult anda. Nad kasutasid mõlemat versiooni. Nende ütluste või kohtumiste käigus esindajal ühtegi pretensiooni ei olnud kohtumise läbiviimise ega ka mingi menetlustoimingute kohta ja ka hilisemalt ei pöördutud kordagi meie poole, et oleks vaja veel täiendavalt materjalidega tutvuda või läbi vaadata või midagi endale siis välja kirjutada, mis varasemalt on korduvalt aset leidnud, varasematel juhtumitel on inimesed pöördunud uuesti kas siis ise või siis advokaadi palvel või advokaadi enda poolt on tuldud ja märkmeid tehtud ja me oleme seda alati võimaldanud, et sellist asja ei ole olnud, et nad oleksid kuidagi jäänud nii-öelda infosulgu või nendega oleks kuidagi halvasti või valesti käitutud, et selles mõttes ei pea paika see väide, et neid nagu justkui kutsuti kohale ja kästi allkirja anda, öeldi, et siin on materjali kogu lugu. Nüüd see määratud karistus, ma saan aru, et eluaegne juhendamiskeeld, see kõneleb ikkagi väga raskest üleastumisest või reeglite rikkumisest. Milles see jutt on siis ikkagi? Mis põhjusel ühele perekonnale, siis see on mees ja naine, määratakse seda sorti karistus, et nad ei tohi nüüd edaspidi mitte kunagi kedagi juhendada? See on natukene vastuolu, et üks on siis eluaegne keeld, teine on tähtajatu keeld, et neile määrati tähtajatu keeld, mis siis annab siis võimaluse selle mingil hetkel ümber vaadata ja siis lõpetada. Et see väikene, mis väikene, see tegelikult on päris suur vahe. Aga põhimõtteliselt tähendab see seda jah, et neile on siis keelatud põhimõtteliselt siis tegutseda kulturismi fitnessi valdkonnas, nii siis treenerina kui muu spordiametnikuna kui kohtunikuna, mis ei välista seda, et nad võivad spordis mingil teisel alal tööd leida või tööd teha või trenni teha, kui siis vastava spordiala siis leiab, et see on nende juures võimalik, et muid piiranguid nagu selles mõttes ei ole. Aga ikkagi ma proovin aru saada, et mida ränka peab selleks tegema, et selline karistus omale nii-öelda välja teenida? See on nagu väärtuste küsimus, et kas siis tolereeritakse natukene väärkohtlemist või üldse ei tolereerita, kui tegemist on mitmete sportlaste antud ütlustega, etteheidetega mitmete aastate jooksul, nii siis vaimsete kui ka siis Peep Reinarti puhul etteheideti seksuaalset sellist käitumist, siis ongi alaliidu otsustada siis, kas siis määrata siis mingisugune tähtajaline keeld või siis olla siis sellisel nulltolerantsi kursil ja teha siis selline otsus.
Kui sageli teie lauale maandub selliseid juhtumeid, kus siis treenereid konkreetselt süüdistatakse siis väärkohtlemises? Ma saan aru, et on päris mitu juhtumit, mis on avalikkuse ees arutamisel olnud, aga ju neid juhtumeid on rohkem. No neid on rohkem jah, kuigi nad on enamuses vist ka ikkagi jõudnud lõpuks avalikkuse ette, kuna see otsus tähendab siis avalikustamist seda siis liikmesklubide vahel, klubid peavad teadma, lapsevanemad ju peavad teadma, et sellise inimesega on tegu, et siis see nagu tihtipeale või paraku ei jää nagu siis avalikustamata või varju. Et neid on olnud jah, ütleme aastas 1-2, mis puudutab sellist seksuaalväärkohtlemist ja üks hiljutine just sai oma siis otsuse kätte siis sulgpalli valdkonnas, kus siis ka 10 aasta vältel või perioodi vältel treener olles ise siis 30ndates aastates siis suhtles siis 13, 14, 15 aastaste sportlastega eesmärgiga nendega siis lõpuks suhelda siis selle viisil, mis teda nagu huvitas, ehk siis meelitada lapsi seal autos intiimsetele tegevustele ja mujal ka. Ja see on nagu selles mõttes hea musternäide, et need juhtumid on tänapäeval suhteliselt hästi dokumenteeritud, kui nii võib öelda, et nendel lastel, tol ajal veel lapsed, siis kõigil on alles need screenshotid, vestlused treeneriga, mis kinnitavad seda juttu ja kui 13 tüdrukut seda räägivad ja oma screenshotidega seda kinnitavad, siis ei ole nagu kahtlustki, et seal see käitumine aset leidis. Ja siis on ka ta nagu hea näitena või õpiku näitena selles mõttes, kuidas siis see protsess välja näeb, kuidas see treener siis kompab kõigepealt seda pinda, üritab siis aru saada, kas tüdruk või laps, ikkagi laps on nõus tema nii-öelda sellise looga kaasa tulema, kuidas siis järjest seda survet pannakse juurde, kuidas siis vahepeal kombatakse seda piiri, kas äkki saadakse aru, et ta ahistab kuidagi või siis suunatakse see vestlus ümber Snapchati, ehk siis kus need vestlused kustuvad, eks. Jällegi selle suunitlusega kogu aeg, et liikuda on enda eesmärgile suunas, et see selles mõttes on hea näide nii siis lastevanematele kui ka siis lastele või sportlastele, noortele sportlastele, kuidas mingi muster algab ja kust peaks need punased lipukesi nagu nägema. Andres, kuidas sa kogu sellele probleemile otsa vaatad, et inimesed viivad oma lapsed trenni ja seal on siis treener, väga sõbralik, väga heatahtlik, väga meeldiv inimene, kes lõppkokkuvõttes või väikest viisi siis hakkab teie lapsega või sinu lapsega looma mingisugust oma suhet, väikest suhet, millest keegi ei tohi midagi teada ja nii siis väikest viisi aretab. Kuidas seda kõike ikkagi seedida? Seedida. Kõigepealt ma öelda seda, et sellised, eriti kui me räägime seksuaalsest väärkohtlemisest, need inimesed, kes seda harrastavad, nad on ilgema head manipulaatorid. Nad kasutavad ära siis nendele, ütleme, treeneril ja treenitaval on mingil määral alluvussuhe ikkagi ja kasutavad ära siis selle teise poole, kas me ütleme haavatavust ja see on natukene sarnane, me oleme siin saates rääkinud ka, mis on näiteks netiteel seksuaalahistajad, need täpselt samuti manipuleerivad, kasutavad ära ja nii edasi, nii et siin on tegelikult on väga-väga suur roll selle ennetamisel on lastevanematel, nad leiaksid aega rääkida, eks ju, nende oma lastega, mis seal trennis toimub ja muidugi teine asi on see, et kindlasti sellised asjad ei tohi jääda nii-öelda sinna treeningrühma või nii-öelda kollektiivi sisse, et siin peab olema kindlasti väga kiire reaktsioon, sest kui sellist asja natukenegi tolereerida, siis annab indu nendele samadele väärkohtlejatele, nii et kuna
mul on juba lapselapsed selles eas, kes trennides käivad, siis on hea nendega rääkida sellel teemal, lastel on huvitav rääkida, mis seal trennis toimub, eks ju, võib-olla mina natukene oma sellest taustast hoolivalt oskan küsida neid küsimusi, et mida ta võib-olla ise ei taipagi märgata, mis seal trennis on, aga iseenesest on oluline just rääkimine. Remo Perli, ma ühe asja veel küsiks üle, enne kui me pausile läheme, et nüüd palju räägitud Mehis-Viru kohtuotsuse puhul, ühelt poolt kohus mõistis ta kokkuleppe menetluses süüdi, kõik peaks olema justkui selge, teisalt tuleb siis mingisugune avalik kiri treener Viru poolt, kus ta ütleb, et ta ikkagi ei tunnista ennast süüdi. Mismoodi me selles olukorras siis peame sellele olukorrale otsa vaatama, et tema isiklikult ei tunne, et oleks midagi halvasti teinud, samal ajal kohus otsustas, et kõik oli halvasti, mis halvasti pidi olema, eks? Ega siin nagu väga suurt erinevust ei ole, kas siis kokkuleppemenetlusel või siis nagu üldmenetluses, samamoodi üldmenetluses väga paljud ütlevad, et nad ei tunnista ennast süüdi, kuigi kohus nad on süüdi mõistnud, et nad ei ole midagi valesti teinud, et kohtuotsus on ebaõiglane, et samamoodi väidetakse ju seal ka, et siin kokkuleppemenetluse korral on kohus ta süüdi mõistnud, et see, kas ta seda tunnistab või mitte, see ei oma tähtsust, et nende materjalide põhjal on kokkulepe on sõlmitud kahepoolselt, see tähendab seda, et ta on tegelikult selle süü omaks ju võtnud ja on selle kokkuleppega nõus ja selle karistusega ka nõus. No milleks see kiri siis lõpuks? Eks ikkagi on vaja ju siis see viimane sõna või kuidagi siis välja tuua, et ma tahaks eluga edasi minna ja ma tegelikult midagi valesti teinud ei ole ja siis nagu endast veel sellise viimane siis kaitse siis tegevus veel läbi viia või ellu viia, et ega siin muud ju ei ole. Manipulaator on igas olukorras manipulaator. Täpselt, jah. Kui me tuleme nende teemade juurde tagasi, teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Meil on külas Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli ja me jätkame vestlust teemal lubamatud ja taunitavad suhted treenerite ja nende õpilaste vahel. Möödunud nädalal kehtestas ka Eesti Sulgpalliliidu juhatus ühele oma treenerile tähtajatu sulgpallis tegutsemise keelu. Sellelgi tegelasel oli himu saata alaealistele pilte oma suguelundist ning lapsi muul viisil seksuaalselt ahistada. Ma ei tea võib-olla millised olid selle juhtumi puhul sellised eritunnused, kui nii võib küsida? See on selles mõttes nagu hea näide, et see on nagu läbilõige sellest väärkohtleja mustrist. Ühelt poolt algab see sellise nagu kerge huumoriga, siin kergete kallistustega aeg-ajalt tunnustamise eesmärgil, siis nagu kompamisega, et ega sul selle vastu midagi ei ole, kui ma kallistan sind või ega ma sind ometi kuidagi ei ahista, ja lapsed seal omavahel või sportlased omavahel seda infot ju ka vahetasid, aga pidasid teda natukene nagu veidrikuks või imelikuks, aga ka nende jaoks oli see rohkem selline nagu naljaga pooleks, aga siis jällegi teiselt poolt siis, kui treener siis hakkas suhtlema väljaspool treeninguaega, kirjutama õhtuti ja öösiti lastele ja oma sellist lugu ja siis oma soove peale vaikselt suruma, siis samas ka käis näiteks õhtul seal sportlastele siis reketid ära viimas kella 10-11 õhtul, võttes siis selle noorsportlase või ikkagi lapse, seal 14-aastase lapse auto peale ja mindi õhtul kuskile sõitma. Et siis on siin ikkagi vanematel väga suur osakaal ka, et kontrollige ikkagi, mis mõttes teie laps räägib õhtul kella 10-11 treeneriga veel, kuhu ta läheb autoga sõitma õhtul kella 10 ajal, et siin hästi palju on seda lastevanemate vastutust. Aga teiselt poolt ega need väärkohtlejad või kes niipidi mõtlevad, ega nad ka teadlikult valivad välja natukene siis ka võib-olla sellised katkisemad noored, kellel on võib-olla peres ongi, kas on siis üksikvanem või peres mingid probleemid,
kes on võib-olla üksi jäänud või hooleta pisut jäänud ja pakuvad siis nii-öelda hoolt ja turvalisust, mida siis pärast hiljem kurjasti nagu ära kasutatakse. No me võiksime siin ju siis kohe üles lugeda mõned sellised ikkagi selged fraasid või punktid, mille peale peaksid iga lapsevanema need punased tulukesed tööle hakkama. Lisaks sellele, et treener viib lapse peale 11 õhtul seal autoga sõitma või suhtleb seal sõnumitega veel ööselgi, aga on veel mingisugused lausekatked, mille järgi vanem võiks juba märgata, et siin on midagi on toimumas, midagi halba on toimumas. No eks see ikkagi peegeldab läbi selle lapse, et kas sa ise tunned huvi lapse vastu või lapse käest küsid, et kas trennis oli kõik hästi, kas sa oled treeninguga rahul, kas sulle meeldib seal trennis käia ja panna tähele ka neid siis lapse reaktsioone, et kas ta äkki ei soovi selle treeneri juurde minna. Näiteks meil on üks näide sellest, kuidas see oli küll paar aastat tagasi, kuidas siis üks 60+ treener treenis siis 16 aastat sportlast, teda siis seksuaalselt väärkoheldes ja siis treeneri nii-öelda siis selgitus sellele oli see, et ma üritasin talle anda seksuaalkasvatust, et kus ta lapseke ikka muidu seda nagu teab. Ja sportlane ise väitis seda, et ta oleks seda kannatanud veel edasi, kuna treener lubas teda viia siis suurtele võistlustele, teha temast tippsportlase, et see ongi ka see, mis tegelikult sunnib lapsi vait olema või siis mitte rääkima nendest asjadest. Et ikkagi jällegi see vanema roll on siin oma last tunda ja aru saada, kas kõik on hästi. No Andres, kuidas tundub, kui kuuled, et on olemas treener, kes seal kipub õpilastele seksuaalkasvatust lisaks kõigele muule andma? No, täpselt samuti võrreldes eelmise saatelõiguga, kui ta hakkab ütlema, et annab näiteks sõjalist kasvatust, siis meeldib tegemist radikaliseerunud treeneri. Aga ma tahan ühte asja öelda, mis on selline raudne reegel, mis on üks osa näiteks FBI kriminaalpsühholoogia õppetoolist, kus mul on õnnestunud õppida, on see, et ükskõik, kui see on olemas tunnistaja kannatanu kahtluseta, ma ei taha nimetada sellise oma last näiteks, aga küsimus on selles, et kui sa suhtled oma lapsega, kui sa oled harjunud tema rutiiniga, tema elus toimub mingisugune muutus, ta läheb uude trenni, vahetub treener või midagi muud, ja kui sa näed tema igapäevases nagu psühholoogilises olekus või emotsioonides muutust, ta muidugi saama aru, mis on see rutiinne olukord, ja kui sa näed, et seal on muutus üles või alla, siis tuleb kõrgendatud tähelepanu, nagu öeldakse, suunata sellele, mis siis toimub temaga ja küsitleda rahulikult ja jõuda siis võib-olla nende muutuste põhjustajaga. No kui tegelikult need punased tuled löövad siis iseenesest lapsevanemat oli kohe põlema, kui mõni võõras inimene hakkab saatma võib-olla sellise natuke kaheldava sisuga SMS-e või muid kirjatükke õhtuti ja öösiti, siis miks see treenerite puhul nii-öelda need kellad ikkagi nagu kohe helisema ei löö? Miks treenerite puhul on seda kuidagi nagu raskem tuvastada, et tegelikult inimene käitub ja suhtleb kohatult? No eks see ongi selline usalduse küsimus, et tihti ju lapsed veedavadki trennis väga palju aega, vaata, et rohkem on koos kui veel et vanematega tekib mingi selline usaldus, treener kinnitab, et kõik on hästi, ta hoolitseb lapse eest, et tal on parasjagu siis paras koormus, paras areng, varsti tulevad mingid võistlused, tüdruk on tubli, laps on tubli, valmistame võistlusteks ette, vanematel on selles mõttes ju nagu hea meel, et keegi tegeleb, kõik on hästi, laps areneb, laps ise on rahul, et sealt selle usalduse pealt on väga kerge nii-öelda seda kuritarvitada ja paraku nii on see ka juhtunud. Ja paraku vist on ka enamikel inimestel eelarvamuslik teadmine, et treenerist seda küll ei usu, et tema on ju ikka normaalne inimene, et vaevalt, et temal mingisugused kalduvused on. Paraku vist on nii ka, et usaldad a priori rohkem kui tavalist inimest. Seda kindlasti, aga ilmselt on ka treenerite seas siis hunt ja lambanahased. No millised ikkagi, räägime tagajärgedest,
milliste tagajärgedeni viivad need juhtumid, kus treener saadab järjest pilte oma, ma ei tea, suguelunditest või kipub ikkagi laste intiimpiirkondi katsuma, mis need päris, kas need tagajärjed praegu kuidagi sellises ühiskondlikus plaanis kuidagi rahuldavad, küsin nii siis? Noh, kui nüüd võtta nagu tagajärgi, mis puudutab neid sportlasi, kelle peal on see täide viidud, siis või kes on seal nagu ohvrid olnud, siis ma pean silmas tegelikult karistusi, aga me võime ka laiendada selle ikkagi tagajärgede peale, mis siis ikkagi lastel selle koha pealt on päris paljud ikkagi see teadmine, arusaam tuleb sellise viibega ja päris paljud on ikkagi lõpetanud siis psühholoogide uste kulutamisega, et saada ennast jälle uuesti ree peale tagasi ja siis sellest traumast nagu lahti. Aga karistamisega, nagu Meisviru lugu lõppes, on näha, et võib minna üle kriminaalmenetluseks ja sealt tuleneda ka kriminaalkaristus ja me oleme ka veel mitmeid siis juhtumeid andnud politseile üle, kus on ka kriminaalmenetlus juba algatatud või siis on algatamisel. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhtivuurija Remo Perli, täname teid, et leidsite aega tulla rääkima sellel kahtlemata keerulisel teemal. Sellega on me tänane saade ka lõppenud. Täname kõiki kuulajaid. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.